Tere kõigile! Täna räägime ruumilistest kujunditest ja spetsiaalsemalt siis püstprismadeks. Siin on mul 2 püstprisma pilti ka ja täna uurimegi, et kuidas püstprisma osasid nimetatakse, millised püstprismad üldse välja näevad, kuidas neid joonestada ja kuidas arvutada siis nende pindala ja ruumala. Siin on 2 püstprismat, need on mõnes mõttes sarnased ja mõnes mõttes erinevad. Sarnased on nad sellepärast, et nad vastavad püstprisma definitsioonile. Ehk nende mõlema külgtahud on ristkülikud ja nende põhitahud, need mis on sinisega, on siis omavahel võrdsed ja paralleelsed hulknurgad. Nüüd kuna ruumilist kujundit on paberi peal raske kujutada või raske ette kujutada, siis näitan ma sulle neid ka ruumiliselt. Võtame esiteks siis selle vasakpoolsema püstprisma, kuna tema põhi ehk see sinine osa on nelinurkne, siis tema nimetus on nelinurkne püstprisma ja siin, kui ma nüüd proovin teda natukene liigutada, vaatame, et siis me saame liigutada, vaatada tema põhjad, all on põhi, üleval on põhi ja need punased siin on siis külgtahud. Et sinised olid põhitahud, need olid siin praegult nelinurkade kujuga ja punased on siis külgtahud ja kõik külgtahud on ristkülikud. Nüüd nelinurkne püstprisma võib ka olla korrapärane, see tähendab, et tema põhi on korrapärane nelinurk. Korrapärane tähendab sellist nelinurka, mille kõik küljed on võrdsed, ehk siis tema põhi on ruut. Aga võib ka tema põhjaks olla ristkülik, rööpkülik, romb, kõik sellised on nelinurksed püstprismad. Teine oli siis kolmnurkne püstprisma ja see tähendab, et tema põhi on siis kolmnurga kujuga, et siin me näeme ülemine põhi on kolmnurk ja alumine põhi on ka kolmnurk. Ja see kolmnurk võib olla ka täisnurkne, võrdhaarne, erikülgne, nürinurkne, ükskõik mis tahes sorti kolmnurk ja kõikide nende kohta öeldakse siis kolmnurkne püstprisma. Põhjad on kolmnurgad, aga külgtahud on jällegi kõik ristkülikud. Järgmiseks vaatame, kuidas sa saaksid ise endale sellise joonistada, et ta su vihikus ka tunduks ruumiline olevat. Joonestame koos ühe nelinurkse püstprisma. Mina alustan joonestamist ülemisest põhjast. Kui me korraks seda pilti vaatame, siis ülemine põhi on tegelikult nagu rööpküliku kujuga paistab meile. Nii et joonestame ühe rööpküliku. Seda saad oma ruutude järgi väga hästi joonestada. Nii, see on nüüd üks põhi meil. Nüüd, kui me uuesti vaatame seda 3D joonist, siis edasi joonestamegi me need külgtahu, need külgservad ja nende kohta öeldakse siis püstprisma kõrgus ja kõrgus tuleb igast tipust alla täpselt sama pikalt. Nii et proovime siis joonestada need külgservad. Mina teen näiteks siit 3 sentimeetrit, igast tipust siis 3 sentimeetrit alla. Ja täpselt sirgelt sul on ruudujooned ees, sul on väga hea teha. Nii. Ja nüüd viimane asi, mis jääb teha, on siis ühendada need põhja peale tekkinud tipud ja saamegi nüüd kujundi. Nüüd, et ta näeks natukene paremini ruumilisem välja, siis kõik need küljed, mis on nii-öelda selle püstprisma taga, need võiksid sa teha punktiiris, et võid omal ära kustutada need või teha punktiiris, siis see kujund näeb meil natukene parem välja. Ja sinul on see kõik muidugi ühe värviga tehtud hariliku pliiatsiga, minul ta teeb nagu automaatselt selle kõik erivärviliselt. No nii, nüüd näeb natuke parem välja. Ja proovime joonestada ka kolmnurkse püstprisma. Vaatame korraks seda kujundit, jällegi ülevalt teeme siis ühe kolmnurga põhjaks, sealt jällegi kõrgused alla ja siis ühendame alumised tipud ära. Proovime. Teeme siis ühe kolmnurga. Ma soovitan teha just niisuguse natukese viltuse kolmnurga,
ehk siis, et mitte täpselt täisnurksed ega midagi, sest kui sa siit vaatad, sa näed teda nii-öelda nagu viltu kuidagi. Nüüd teeme siit kõrgused. Ma teen jällegi 3 sentimeetrit igast tipust alla. Ja nüüd siis alumised tipud ühendan ka ära. Ja kõik see, mis jääb tahapoole, selle teeme punktiiriga, et ta lihtsalt meie silmale tunduks ruumiline olevat. Ja ma proovin kõik teha sama värvi ka. Nii, siin on nüüd sul 4-nurkne püstprisma ja 3-nurkne püstprisma. Sa pead oskama püstprismal siis näidata tippe, servasid ja tahkusid. Tipud on nüüd need, mis minul on sinisega siin. Nii-öelda siis need nurgad, kus kohas servad kokku saavad. Ja tippe on alati all ja üleval sama palju. 4-nurksel on alati all 4 tippu, üleval ka 4, kokku 8 tippu. 3-nurksel all 3 tippu, üleval 3, kokku 6. On olemas muidugi ka 5-nurksed püstprismad, see tähendab, et all on 5 tippu, üleval 5 tippu, kokku 10. Ja tippe tähistatakse siis tähtedega, nii et pane endale tähed siia juurde. Ja kui sul on tipud tähistatud, siis pane kirja ka, et tipud on ja kõikide tippude tähistused. Järgmiseks sa pead ära tundma siis servad. Servasid on nüüd 2 sorti. Ühed on põhja ümber, nende nimed on põhiservad, üleval ka põhja ümber. Ja need, mis on siis kõrgused, on külgservad. Paneme need ka kirja ja need enam ei ole tipud, vaid need on siis lõigud, nii et need tähistame 2 tähega. Põhiservi on siis rohkem, sest et need on nii üleval kui all. Külgservi on 4, sest et meil on 4-nurkne püstprisma siin ja pane ka kirja, et külgserv on siis ka püstprisma kõrguseks. Nii, ja 3. asi, mis sa pead teadma, on siis tahud. Tahke on siin kokku 6 tükki, on olemas põhitahud, mis on üleval ja all. Tahk on siis terve see 4-nurk ja siis on olemas külgtahud ehk need nii-öelda seinad siin ümber. Ja kuna need on nüüd tasandilised kujundid, siis nende märkimiseks kasutame kõiki tippudes olevaid tähti. Nii, põhitahud siis A, B, C, D, 4-nurk all ja 4-nurk üleval. Need olid siis võrdsed ja paralleelsed. Ja külgtahud on ka kõik alati ristküllikud püstprismal, aga neid on siin siis 4 tükki, neid külgtahke, sest et meil on 4-nurkne püstprisma. Nii, proovi nüüd mõttes kõik need tipud, servad ja tahud leida ka 3-nurksel püstprismal, mis siin joonise peal on. Tipud A, B, C, D, E, F. Nii, nüüd servad, põhiservad on siin all, eks ole. Külgservad on siin üleval. Nii, lähme tahkude juurde. Põhitahud on 3-nurgad ja külgtahud on 4-nurgad, täpsemini siis ristküllikud. Kuna sul on õpitud kõik tasandiliste kujundite pindalade valemid, siis nüüd saamegi minna püstprisma pindala ja ka ruumala valemi juurde. Püstprisma pind koosneb ju tegelikult sulle tuttavatest kujunditest, nii et see pindala arvutamine on ka tegelikult kõikide nende juba varem õpitud valemite abil. Püstprisma pindala tuleb arvutada näiteks ülesannetes, kus on vaja mingisugust püstprisma kujulist asja katta siis mingisuguse asjaga, eks ole, sest et pindala on kogu see välispind siin. Ja see välispind koosneb siis tegelikult ju 2 põhjast ja külgedest. Nii et tegelikult see pindala valem ongi selline. S võrdub 2 korda SB, SB on siis põhjapindala, pluss SK ehk siis külgpindala. Ja vaatame, kuidas neid juppe siis eraldi välja arvutada. Põhjapindala ehk SB oleneb siis tegelikult põhjast, et missugune see kujund on. Kui see põhi on ruut, siis see on ruudupindala valem. Kui see on ristküllik, on ristkülliku pindala valem siin ja nii edasi. Külgpindala ehk siis see SK,
selle jaoks on nüüd eraldi universaalne valem, selleks tuleb sul leida põhja ümbermõõt, nii et kui see on ruut, siis ruudu ümbermõõt, ristkülik, siis ristküliku ümbermõõt ja sul läheb vaja ka püstprisma kõrgust ehk H-d. Ja kui sul on siis leidnud nii põhjapindala kui külgpindala, siis saad kokku arvutada selle valemi järgi ja saad oma püstprisma pindala kätte. Ja prismadel saab ka arvutada ruumala, ehk siis palju siia sisse midagi mahub. Need on sellised, ma ei tea, akvaariumi veega täitmise ülesanded ja sellised erinevad. Siis ruumala valem on kõikidel püstprismadel sama. Põhjapindala, jälle oleneb põhjast, on vaja korrutada püstprisma kõrgusega. Teeme läbi ka ühe näite ülesande. Ja näite ülesanne on siis nelinurkse püstprisma kohta. Tuleb leida pindala ja ruumala. Põhi on ristkülik ja püstprisma kõrgus on 7. Kohe, kui sa näed, mis kujund on põhjaks, siis sa tuletad endale meelde nii selle põhja pindala valemi, sest seda läheb vaja pindala arvutamisel, põhjapindala arvutamisel ja sa tuletad meelde selle kujundi ümbermõõdu valemi, sest et seda sul läheb vaja külgpindala arvutamisel. Nii, alustame meie siis põhjapindalast. Põhi on ristkülik, järelikult ristküliku valem. Kirjutame välja andmed teksti järgi ja teeme tehte. Ja pindala on siis, pindala ühik on sentimeetrit ruudus siin. Järgmiseks külgpindala valem. Külgpindala valem on kõikide prismade puhul ühesugune ja see ei sõltu enam mingisugusest põhjast ega midagi. Kirjutame välja siis valemi selle P arvutamiseks ehk põhja ümbermõõdu arvutamiseks, sest see jällegi oleneb meil põhjast. Saame selle välja arvutada, kirjutame välja kõrguse tekstist ja saame teha siis tehte. 18 tuleb siis siit, see on põhja ümbermõõt ja kõrgus on 7, kokku 126 ruutsentimeetrit. Ja nüüd tuleb need kaks pindala veel kokku arvutada, kus juures pidada meeles, et põhjasid on 2 tükki, eks ole, ülemine ja alumine. Nii et kogu pindala on 2 korda põhjapindala ehk 2 korda 20 pluss siis külgpindala. Ja tuleb meil vastuseks 166 ruutsentimeetrit. Ruumalaga on sama lugu, kõigepealt valem kirjutame välja. Siin me tegelikult oleme juba põhjapindala leidnud, seda me enam teist korda leidma ei hakka. Kõrgus on meil ka siin olemas, nii et piisab ainult arvutustehtest. Tähele tuleb panna ainult seda, et kuna ruumalas me pindala korrutame veel ühe mõõtmega, siis ruumala ühik on siin sentimeetrit kuubis. Mida nendes ülesannetes tähele panna on see, et mis kujuga on põhi, sest sellest oleneb sul põhjapindala valem ja põhja ümbermõõdu valem. Külgpindala valem, kogu pindala valem, ruumala valem, need selles mõttes ei muutu, aga sa pead alati tähele panema, et mis asi on põhi. Ja teinekord on vaja põhi välja joonistada, et sealt midagi kas eraldi mõõta või eraldi arvutada. Siin on nüüd olemas kõik püstprisma valemid, nii et ma usun, et sa oled ülesannete lahendamiseks valmis.